selle hooaja esimene crosscardi sprint, et milline oli ettevalmistus? Ettevalmistus oli, no ütleme, ma alustaks sellest, see oli siuke ekspront, et ma siia sõitma tulin nii-öelda oma lõpuks natuke, et tegin ühe testipäeva, tegime Raassillas Viljandi kandis ja sellega asi piirdus, et panime seada paika ja tulime sõitma. Keeruline, ütleme, täna oli selle seadistuse leidmine, sest rada kombineeris kiiret aeglast, pärast oli vihm, kui raske see ülesanne oli? No ütleme, hommikul oligi väike nagu teadmatus, et kuna test oli nii-öelda suhteliselt siuke lauge nii-öelda ringraja peal, et ei olnud siuksest nikerdamist nagu siin on, et siis ma ei olnud kindel, kas see jäikus autole nagu sobib, aga tegelikult oli täitsa okei, et sai nagu hakkama ja aeg nagu tõestas ka seda ja siis eks pärastlõunal, kui vihm tuli, ta tuli õnneks täpselt selle pika pausi ajal, et siis sai teha päris suured muutused autoga ja siis see ka jällegi omakorda toimis ja ma arvan, et seadistuse taha ei jäänud enam midagi. Kui palju see muutunud rajaolud just vihma tõttu nagu üllatama pääsesid? Ütleme, siin see Pikerniki on hästi siuke naljaks rada, et siin on sektsiooniti on siukest vana asfalti ja kohati on siukest uut täitsa siledat, et seal ongi, et see vana asfalt on abrasiivne ja peab paremini ja siis oligi natuke siukest võib-olla ralli kogemust vaja, et oskad seda teed lugeda, pinnast lugeda, et kus siis peab ja kus ei pea, et eks ta, kui kogemuse pealt oskad hinnata, siis ega ta ei üllatanud õnneks. Kuidas sul hooaeg edasi läheb? No hooaeg läheb edasi mai lõpus, et siis lähme sõidame Rootsi ERC etappi ja edasi siis Soome-Eesti ühisetapp Jyväskyläs, siis Lõuna-Eesti ralli Estonia ja siis sealt edasi. Kui täna see rekke ringi ära tegid, et millise mulje rada jättis ja mis plaani paika pani? Rada oli eelmisest aastast ikkagi natukene tuttav, et midagi liiga uut siin ei olnud, aga teistpidi korraldaja see aasta ma ütleks, et oli ehk natukene siukse aeglasema, eks see kiire osa oli ikka sees, seal olid omad takistused, aga siukest krutimist oli rohkem, et 90 kraadiseid kurve, aga ei, lõppkokkuvõttes rada oli väga lahe, lihtsalt võib-olla täna siis ei olnud ise päris mees. Kui keeruline oli rütmi leida täna? Ja juba eelmine aasta tegelikult näitas, et selle minu masinaga kuiva asfaldi peal kuidagi see seadistus ei ole ma saanud leidnud seda õiget nii-öelda siis seadistust, millega oleks mugav sõita, et enam-vähem sai kiiresti sõita, aga teised olid kiiremad. Päeva teine pool tõi ka muutuse, tuli vihmasadu, olud muutusid, kui palju nii-öelda tuli oma sõit ringi mõelda, kui palju ka tuli ringi seadistada? Eks ikka vihmas teed nii-öelda kaarti pehmemaks, aga eks ma ise ka lootsin, et ehk see vihm ja libedus nii-öelda aitab paremaks minna, aga tegelikult oli tendents oli kahjuks hoopis teistpidi, et teised läksid veel rohkem meest ära, et siis teine päeva pool oli keerulisem. How much experience you had with crosscar before today's race? Well, actually, my whole experience is 2 days. There was one day before this event to just try the crosscart for the first time, and now today in Riga, having rain, having different conditions and everything, so it was very tricky and very hard for me to adapt and learn. But yeah, most of the time I was quite upset with myself that I don't understand how to drive and I have just so little time to learn. But it gave me this, eager to try more and hopefully come for the few of the next races as well. Your times improved when it started to rain. Was it easier to drive in the rain? Yeah, first of all, maybe it was having more precision. Of course, we were also trying out our MRF tires, which we have on crosscarts now, and trying the performance, and it seemed very well and working very good. So. Yeah, I guess also the difference in the conditions helped us sometimes.